Head 6. klassi ajaloohuvilised, me oleme jõudnud selle õppeaasta teemadega lõpusirgele. Selles viimases videos on teemaks see, kuidas Rooma impeerium lagunes. Ühes varasemas videos oli juttu sellest, kuidas Rooma keisririigis oli pikk umbes 200-aastane rahuaeg. Majandus ja kultuur õitsesid, kõik oli hästi, aga pill tuleb pika ilu peale, nagu öeldakse. Rooma riigi jaoks saabus see pill 3. sajandil pärast Kristust. Mis siis juhtus? No palju asju juhtus. Esiteks sattusid vahepeal olema mõned kehvad keisrid. Teiseks riiki tabas suur katkulaine ehk selline haigusepideemia, mis viis hauda miljoneid inimesi. Kolmandaks, väepealikud hakkasid omavahel võitlema keisri trooni pärast. See tähendab, et sageli oli nii, et kui vana keiser ära suri, siis mitu olulist väepealikku ütlesid, et troon on minu oma. Ja see, kellel oli tugevam armee selja taga, sai tavaliselt keisriks. Ja viimaks juhtus veel see, et naaberriigid ja põhjapoolsed hõimud hakkasid Rooma riiki rohkem ründama. Kõige selle tulemusena muutus üha raskemaks suurt riiki koos hoida. 3. sajandi lõpus prooviti esimest korda sellist lahendust, et jagati riik 4 osaks. Igaühel oli oma juht, oma keiser. See ei toiminud. Puhkes kaos ja kõik hakkasid omavahel võitlema ja lõpuks 4. sajandi alguses pärast Kristust siis taastas korra selline keiser nagu Konstantinus Suur. Ja tema oli siis ühtlasi see keiser, kes lubas riigis kristluse. Konstantinus nägi, et riigil on 2 väga erinevat osa. Impeeriumi idaosas, mis oli Aleksander Suure endine impeerium, räägiti peamiselt kreeka keelt, seal oli rohkem linnasid, oli arenenud majandus. Riigi lääneosa, kus paiknes Rooma linn, oli vähem arenenud, see oli põllumajanduslik ja seal räägiti ladina keelt. Ja Konstantinus leidis, et oleks vaja uut pealinna, mis oleks seal idaosas, mis oli rohkem nagu tähtsam või kesksem. Ja ta valis selleks välja ühe väikese kreeka linna, Byzantioni. See asus siin. Miks see koht? See oli super asukoht, sest selles kohas kohtusid 2 olulist teed. Meretee Vahemerelt Mustale merele ja maatee Euroopast Aasiasse. See oli ideaalne koht pealinna jaoks. Ühesõnaga, aastal 324 rajas Konstantinus Byzantioni kohale uue linna. Rooma riigi jaoks siis teise pealinna. Ja peagi sai linn endale ka uue nime, Konstantinoopol ehk Konstantinuse linn. Tänapäeval me tunneme seda linna teise nime all. See on Istanbul, mis on Türgi suurim linn ja ühtlasi ka üks Euroopa suurimaid linnu. Aga vaatamata Konstantinuse pingutustele ei tahtnud Rooma riik enam kuidagi koos püsida. Tema surma järel jagunes jälle riik tema poegade vahel, kes hakkasid omavahel sõdima, et kes saab kogu riigi enda võimu alla. Ja lõpuks aastal 395 suri keiser Theodosius I, kes oli viimane keiser, kes valitses kogu Rooma impeeriumit, nii ida kui lääne osa. Edaspidi kujuneski nii, et oli 2 eraldi Rooma riiki. Oli Lääne-Rooma, mille pealinnaks oli Rooma, ja Ida-Rooma, mille pealinnaks oli Konstantinoopol. Ja Lääne-Rooma riiki kuulusid tänapäeva mõistes Lääne-Euroopa maad nagu Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania ja Inglismaa. Ida-Rooma riiki kuulusid aga tänapäeva mõistes näiteks Kreeka, Türgi, Süüria, Iisrael ja Egiptus. Idaosaga läks selles mõttes hästi, et see kestis veel 1000 aastat edasi. Ida-Rooma riigi ja Konstantinoopoliga me kohtume järgmisel aastal 7. klassis uuesti. Alles aastal 1453 vallutasid türklased Konstantinoopoli ja Ida-Rooma riik lakkas olemast. Aga Lääne-Rooma riik varises üsna kiiresti kokku. Tavaliselt loetakse seda aastast 476 pärast Kristust. Mis seal Lääne-Roomas siis juhtus? Ja juhtus seal selline asi, et aastal 376 tuli Aasiast läbi steppide üks rändrahvas, hunnid. Rändrahvas tähendab, et nad liikusid hobustel mööda suuri tasandikke. Nad otsisid pidevalt uusi rohumaid ja aeg-ajalt lihtsalt ründasid väga kiirelt ja väga ootamatult paikselt elavaid rahvaid ja riike. Ja need hunnid tungisid Ida-Euroopasse, kallale sealsetele germaani rahvastele, kes elasid Rooma piiride ääres. Ja need germaanlased olid nagu, et me laseme küll siit jalga. Ja nad hakkasid lääne poole põgenema ja tungisid omakorda enda naaberhõimude aladele. Ja need omakorda enda naabrite ja niimoodi läksid nad nagu doominokivid liikvele. Seda rahvaste liikumist nimetatakse suureks rahvaste rändamiseks. Ja mitmed põgenevad germaani rahvad otsisid varju Rooma riigi aladelt. Alguses Rooma keisrid olid nagu, et muidugi, see on hea plaan, me saame oma sõjaväkke mehi juurde, kui nad tulevad meie aladele. Aga varsti ei suutnud Rooma riik neid barbareid enam hallata ja kontrollida. Näiteks üks germaani rahvas, koodid, pöördus roomlaste vastu, purustas Rooma leegionid ja tappis keisri. Vahepeal rahustati nad küll maha, nad elasid natuke aega Rooma riigi sees, kuid siis nad hakkasid jälle rüüstama ja Rooma linnu ründama.
Ja aastal 410 nad tungisid Rooma linna sisse ja rüüstasid selle. See oli roomlastele tõeline šokk. Kujutage ette, maailma suurim ja võimsaim linn, kuhu polnud 100 aastaid ükski võõras sõjavägi sisse tunginud ja järsku on seal barbarite sõjavägi sees ja mitte miski ei suuda selle vastu kaitsta. Linna rikkused rööviti, mitmed pühakojad pisteti põlema, paljud elanikud viidi orjusesse. Ja aastal 455 rüüstati Rooma linn veel teinegi kord. Seekord siis oli teine Germaani rahvas vandaalid. Selleks ajaks ei olnud Lääne-Rooma riik enam eriti tõsiselt võetav. Selle aladel elasid nüüd juba erinevad Germaani rahvad, kes segunesid roomlastega ja võtsid üle osa roomlaste kommetest. Aga iga piirkond allus pigem oma pealikele ja mitte enam keisrile. Samas esialgu püüti Lääne-Rooma riiki veel just nagu elustada või teha nägu, et see riik oli veel alles. Nii-öelda ametlikult lõppes Lääne-Rooma riik aastal 476, kui kukutati viimane Lääne-Rooma keiser. Aga tegelikult tähendas see lihtsalt seda, et oli lihtsalt üks poisike nimega Romulus Augustulus, kelle isa oli öelnud, et ta on Lääne-Rooma keiser. Ta oli kuulutanud ta keisriks, aga eriti mingit võimu sellel poisil ei olnud. Ja siis tuli üks barbarist väepealik Odoaker, kes alistas selle poisikese isa ja tappis ta. Ja siis Odoaker lihtsalt nagu tõstis selle poisi eest ära. Et ta jäeti ellu ja saadeti lihtsalt ühte kindlusesse elama. Ja Odoaker ei vaevunud isegi enam ise uueks keisriks hakkama või kedagi keisriks kuulutama, vaid lihtsalt seda riiki enam ei olnud. Ongi kogu lugu. Seda, mis Lääne-Rooma riigi aladel edasi saab, õpime samuti 7. klassis. Aga ma võin juba vihjeks öelda, et väga lihtsustatult öeldes toimus päris suur taandareng. Paljud linnad jäid inimestest tühjaks, kaubandus ja käsitöö käisid alla, kirjaoskust jäi vähemaks, teaduse ja kõrgkultuuriga tegeleti vähem. Rooma foorumil, mis oli kunagi olnud kogu maailma keskuseks ja selline uhkete marmoriste ehitistega koht, siis seal karjatati nüüd kitsi. Amfiteatrid ja termid jäid varemetesse. Võib isegi öelda, et tsivilisatsioon kui selline varises kokku. Aga nüüd, kui te mõtlete selle peale, et Rooma tsivilisatsioon oli vana ja kõige arenenum tsivilisatsioon ja ühtäkki see kõik varises kokku, elu käis alla, asemele tuli vägivald ja kaos. Mis te arvate, kas meie tänapäevase tsivilisatsiooniga võib ka niimoodi juhtuda? No näiteks, et puhkeb suur sõda. Või hoopis näiteks, et meie majandussüsteem variseb kokku. Näiteks kõik need mugavused, millega meie oleme harjunud, et ma ei tea, internetist saab selliseid videosid vaadata, et poes saab osta igasugu toitu, mida sa võid üldse ette kujutada, et meil on haiglad, koolid, spaad, spordiklubid ja nii edasi. Need põhinevad kõik sellele, et meil on elekter, meil on masinate jaoks kütus, meil on ülemaailmne kaubandus, et igasugu toiduained jõuavad põldudelt poodidesse ja nii edasi. Aga kui näiteks selle kõigega juhtub midagi, selliseid tsivilisatsioone, mis on niimoodi kokku varisenud, ehk mis on nii-öelda langenud madalamale arengutasemele, kus inimeste elu läheb halvemaks ja vägivaldsemaks, on ajaloos veelgi. Näiteks Kreeta Mükeene tsivilisatsioon, mida me oleme siin õppinud, aga ka näiteks Maiade tsivilisatsioon Kesk-Ameerikas või Lihavõtte saare tsivilisatsioon Polüneesias. Ja minu meelest selliseid näiteid on oluline tundma õppida, et millised põhjused viisid selliste katastroofideni, sest sama võib juhtuda ka meie tsivilisatsiooniga, kui me ei ole ettevaatlikud. Rooma impeeriumi puhul ajaloolased vaidlevad siiamaani, et mis see põhjus oli, miks see kokku varises. Ja ilmselt oligi mitmeid erinevaid põhjuseid. Ma lihtsalt toon mõned näited, mida ajaloolased on välja toonud. Näiteks katkuhädad, mis vähendasid riigi ja rahva arvu, võõraste rahvaste sissetungid, ebavõrdsus Rooma riigis, et rikkad said üha rikkamaks ja vaesed said üha vaesemaks, aga ka näiteks kliimamuutus, roomlaste liigne mugavus, Kristuse imbumine Rooma ühiskonda ja palju muud. Nii et siia lõpetuseks ma küsiksin hoopis, et mis teie arvate, mis ohustab meie praegust tsivilisatsiooni? Ja kas on midagi, mida me nende asjade suhtes saaksime teha või ette võtta? Aga nüüd kokkuvõte. Esiteks, 3. sajandil sattus Rooma keisririik raskustesse. Riiki kimbutasid katkud, võõrrahvaste sissetungid ja võimuvõitlused väepealike vahel. Lõpuks jagunes riik 2 osaks, Ida-Roomaks ja Lääne-Roomaks. Teiseks, Ida-Rooma riigi pealinnaks sai Konstantinoopol. See oli uus linn, mille rajas keiser Konstantinus. Kolmandaks, aastal 376 tungisid hunnid Aasiast Euroopasse. Sellega algas Euroopas suur rahvaste rändamine. Mitmed Germaani hõimud otsisid varju ja hiljem tungisid Rooma riigi aladele. Lääne-Rooma riik kaotas olukorra üle kontrolli ja varises kokku. Neljandaks, aastal 476 kukutati viimane Lääne-Rooma keiser. Ida-Rooma riik kestis edasi veel 1000 aastat kuni aastani 1453.
aitäh vaatamast ja kohtumisi.